No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna mõtlesin, hakkan tegema Ropka linnaosa tänavaid läbi kõndima, aga märkasin, mis siin paistab. Andersoni pruulikoda. Ja ütlen täiesti ausalt, ma ei ole kunagi siin sees käinud. Kas tõesti tehakse siin õlut? Tundub, et siin on isegi pood. No nii, jõudsin siia poe ukse juurde. Vaatame, tundub, et on lahti. Tundub, et poe uks on lahti. Oi, tervist! Näe! Oi! Võtan hea meelega. Prost! Prost! Kuule ka, täitsa hea ju. Suvisel päeval. No, käes on juud. Nisu õlle? Jaa. Väga hea. Mul ongi odra õlledest juba. Ei tegelikult odra õlled on ka head, aga nisu õlle. See mõjub väga värskendavalt. Kuule, lähme äkki kolame natukene ringi. Vaatame, mis toimub. Mis me teeme siin. Igati päris selle mõttega. Lähme vaatame. Davai. Lähme edasi. Lähme. Nii. Noh, siin on sulle õlut küll. Siin on jätkunud paariks kuuks kindlasti ju. Noh, saad siin võtta natuke rahulikult. Et kokku 35 erinevat õlut, et siis leiab igale valikule siin. Sulle suvisel päeval ja... Kindlasti mulle suvisel päeval ja... Vaatame natukene pruulikojas ka ringi. Tule aga edasi. Tulen. Andersoni pruulikoda, tere tulemast 2020 Tartus Tähe tänaval. Oleme alustanud oma pruuliteed ja nüüd näed, kääritustünnid. Teeme õlut, saadame üle Eesti kauplustesse, koopidesse, selveritesse, igale poole ja siin näed pruulimisseadmed. Aga kõigepealt väike lonks veel. Siia tuleb siis... Virde valmistamine on siin siis, jah? Jah, teravili läheb siia sisse, seguneb veega, siin käib filtreerimine, filtreerime välja need suhkrud sellest teraviljast ja siin lõpus keedab, ootame pane tulega põlema. No see meenutab mulle natuke neid atrasid, kuidas vanasti siis põldu kõnti tead, aga sellega hoopis tehakse midagi veel meeldiv. No siin on, tekib siuke teraviljapadi ja siis selle me laseme veega läbi ja kogume need tärklistest olevad need suhkrud, kogume siis teraviljast kätte ja siis ajame ta siia ja siis siin keedame tund aega. Okay. Läheme vaatame, kus kõik algus saab, sest see on ju ikkagi üks tähtsamaid asju ka. Algused. Alguse terviseks. Väike lonks veel. Oi jah. See on omamoodi lõhk kohe on siuke. Teraviljaruum ja näed, see on meie baas. See on teravili, mida me kasutame. Las ma maitsen kohe ühe tüki siit. Õlle pruulimiseks. Ühe linnase. Vaatame. See konkreetne on karamelli. Mis sellest tuleb? Mis õlu siis? Kui me tahame näiteks mingit karamelli maitsega õlut teha, siis paneme seda juurde. Okay. Aga ega me ainult seda ei kasuta. Väga hea, on tõesti siuke jah. Näiteks me kasutame ka tumedat röstlinnast. Kui me tahame musta õlut, tumedat õlut teha, siis me paneme seda näiteks sisse. Kuule. See on siukene röstine. On jah. Ja kui me tahame teha hägust õlut, siis me paneme sisse hommikusöögi kiirkaerailbeid. Neid ma olen söönud, neid ma maitse praegu hetkel ei hakka. Teevad õlle häguseks. Ja miks meil õlu vaja, et ta hägune oleks, siis oleks tal rohkem nagu seda keha ampsu. Et vaata, ilmselt te olete kõik koroonat joonud. Ta on hästi lahjane, hästi vesine on ju. Aga kui me paneme kaerailmes sisse, siis me saame õllele sellise ta on nagu natukene selline amsakam, et ta on siuke raskem ja magusam. Ja mingi tummisem ka mingi? Tummisem ka, jah. Väga huvitav. See röst on kõige parem nagu maitse mõttes. See pruulipäev on siuke kuskil 8–12 tundi, algab siin vanas Saksa hobusesööda jahvatis. Oi jah. Et siia me paneme täis kõik teravilja ja siis ta jahvatab ära, ta ei jahvata nagu jahuks päris, vaid ta teeb nagu selle tera teeb keskelt pooleks. Ja see läheb siis siit üles sinna teise ruumi, saab veega kokku ja siis hakkab vaikselt see õllepruul pihta meil. Siis on meil veel, nagu ikka, Eestimaal igas pruulikojas peab olema siis see saun. Oi, vaatan muidugi, sest ega mina olen ka selles mõttes, et õlu ja saun, kuidagi need käivad kokku, midagi pole öelda, noh. Lihtsalt ajaloolises mõttes see hoone räägi väga sellest vana nõukogude aja hoone.
siit saame sauna näha ilusasti. Ta on küll siuke natuke nõukaaegne saun, aga ajab asja ära ja töötab iseenesest. Oi, väga äge. Aga hoone oli siis, siin toodeti siis 80ndatest alates keskkütte torustikku. Täis metalli töötlemist nii-öelda väike tehas võiks öelda. Maas on pruuliga, et korralik jõusaal ka võib olema, et saab ikka nagu rinnalt surumine. Teed tööd ja siis lähed, surud natukene ja lähed teed tööd edasi. Väike lonks veel. Ja siin on meil meie pruulikoja süda. See on meie aurukatel. Et siin me siis tegitame kuuma auru, millega me siis kütame kogu seda 4000 liitrit vett, et saada hakata õlut tegema ja keedame ka, et kõik toimub auruga. Aur on väga hea, sellepärast, et aur läheb hästi kiiresti, ajab selle 2000 liitrit õlut või nii-öelda virret ajab hästi kiiresti soojaks. Kui õlut teha, siis see keemine peab olema hästi intensiivne. Tahab sellist järsku keetmist. Et need humalad ja kõik asjad hästi ilusti seal nii-öelda... Sest kui mina teen R-suppi, ma teen rahuliku tempoga. Jah, õllel on vaja just siukest teravat. Noh, siin on just täna oli värske õlu, mida mina ka joon. Cucumber batch. Peale 2 aastast pausi me jälle laseme selle õlle välja, väga hea värske. See nüüd õlu on nüüd natukene teistmoodi. Selles õlles tuudur ei arvanud ära, aga siin sees on kurk ja sidrun ja ta on hapu. Oota, kuidas ma alles tulin siia, kuidas ma ei arvanud siis? Ma arvan, nimi on ka tulnud ühe siis Briti näitleja järgi arvatavasti. Jah, Benedict Cumberbatch. Ja nii palju on öelda küll, et tõesti teie õlled on nagu ägedate nimedega, mis minule vähemalt meeldib. Siuke kalambuur. Kalambuur, jah. Jah, seda me teeme. Meie õlled valmivad umbes kuskil 30 päeva. Kui õlu on nii-öelda valmis meil siin tünnis, võid näidata siia, selles tünnis on õlu valmis saanud, siis meil on vaja ta saada purki ja kõigile nagu teadmiseks, õlu tuleb siia purki. Purgil ei ole kaant peal. Läheb mööda liini. Esimene sutsakas on süsihappegaasi siit torus ja siis läheb edasi, järgmine sutsakas on õlu, täidab selle siit alt, täidab ülesse ületäitega, niimoodi, et tekib vahumüts peale. Siis liigub edasi ja siit kogub endale peale ühe kaane. Niimoodi tehakse või? Ma mõtlesin, kuidas see saab õlu purgi sisse. Ja siis saab kaane ja siin on valtsija, noh nii nagu sa tead, vanaema moosipurgi valtsija, eks ole, see on hästi nüüd kiire, paneb 32 purki minutis, valtsib selle kaane siia ilusti kõvasti peale ja siin on kogumislaud ja seal nüüd vaata, siin läheb etikett peale. Ja mis ma tahan eriti näidata, et me teeme väga palju selliseid asju nagu oma sildiga õlut. Et kui sa tahad jaaniõlut saada, siis meie käest saab. Me oleme teinud väga palju erinevaid, et on jaaniõlud, tänapäev jaaniga. Tuuduril tuleb huvi teha oma näopildiga, siis me võime sulle teha. Ma teeks tuuduri piltneri, teeks küll midagi. See oleks väga hea siuke promomaterjal. Mul on nii palju targemaks saanud, et mul on täitsa kohe nagu mõistus hakkab looma. Aga lähme käime äkki seal Tammevaadi ruumis ka ära praegu. Käime muidugi. Väike lonks veel. Jah. Siin nüüd ruum ikka on ja mis ongi lahe. Järjekordne siuke äge ruum. Oi, jah. Need on päris tammepuust, jah? Jaa. Ei ole fake, jah? Täitsa päris. See on nüüd konkreetselt Lafroy viskivaadis laagerdunud. Siia läks üks Balti porter. Ja siin on ka kaerakatš, aga need vaadid ma täpselt ei mäleta, mis vaat. See oli 12% on selle kangus, õllekangus. Meil on väga palju erinevaid neid tammevaate olnud. Siin viski on kõige populaarsem, aga rum, portvein, punane vein,
cherry, mis iganes, hästi palju tammevaate. Ja see, kui me teeme samamoodi õllepruulime valmis 6 aega, ta käärib, siis selle asemel, et me paneme ta pudelisse või purki, paneme ta siia tammevaati ja ta istub siin tammevaadis. Meie kutsume seda abieluks. Abiellub siin selle eelmise joogiga, mis siin tammevaadi seinte sees veel on. Kuskil siuke 6-8 kuud, isegi rohkem, vahepeal aasta ja vahepeal tuleb ka maitsta. Siis lööme siit külje pealt augu sisse naelaga. Tõmbame naela välja ja siis natuke niriseb, kogume, siin küll ühtegi naela ei ole, niristame endale seda pole proovinud klaasi, ja siis saame endale väikese siukse koguse kätte ja siis sealt edasi siis saame hinnata, et kas ta on valmis või ei ole. Meie jaoks on oluline, et kui see õlu siin tammevaadis on, et see õlu jääks ikkagi põhimängijaks ja see tammevaat annaks natukene sellist maitsenooti välja. Et see aktsenti. Ei ole aktsenti täpselt. Ja. Et me ei taha, et see tammevaat üle sõidaks sellest, et siis ei ole. Meil ükskord juhtus niimoodi, et meil oli rummi vaadisõlu ja põhimõtteliselt natuke hilja võtsime välja, jõid maitses nagu, lihtsalt nagu rumm, et õllest ei olnud seal enam haisugi, aga noh, üldiselt need õlled on kõik kanged, need peavad olema kanged, et nad elaksid selle tammevaadis olemise, elaksid üle ja kusjuures tammevaadis tuleb veel umbes 1-2% alkoholi lisaks, aga lõpuks lähevad need pudelid lähevad käsitsi pudelisse ja vahakork läheb peale, neid me pärast vaatame seal kontori poole peal. See on, sa võid endale koju osta, kui tahad, see on 500. Mul ei mahu see koju kuskile. Hea niimoodi toetada. Toetame tammevaadi peale, joome õlut. Prost. Ja ega meil ainult toas siin pruulikoda ei ole, et meil on väljas ka päris ägedad asju, mida siin luurata ja vaadata ringi, et tulge, vaatame välja. Nii. Natukene küll rohtu kasvanud, aga meil on siin ilus aed ja 2 korda aastas teeme siin aias aiapidusid. Üks oli just maikuus ära, järgmine tuleb 23 august juba, et mõne kuu pärast me paneme siia telgid püsti, inimesed saavad süüa, juua. See on söögivärk ka, jah? Söögivärk, me teeme ise süüa, pakume, siin kevadpeol pakkusime chili con carnet ja šašlõkki ja salateid ja igast asju, ise teeme kõik. Aga nüüd siis, mis augustipidu on suurem pidu, siin on esineb isegi 2 ansamblit, Tüse asi ja Bora Bora või Tora Bora. Olete kõik oodatud meie siia väiksele grillungile ja istungile. Ma tahtsin näidata meie katust, et lähme siit üles. Lähme siit üles. Jah. Igal jõudsime üles elusalt tervelt. Et vaatame natukene ringi, sest tegelikult on siin väga äge vaade. Siit tuleb veel kõrgemaks, jah? Jaa, siit tuleb veel üles, aga siit on näha väga huvitavaid asju. Et sinnapoole vaadates võid näha, et siin on seda Ropka linnaosa näha, seal on vanglat näha ja tegelikult täitsa teisele poole välja. See on nüüd kontor, jah? See on kontor ja pood. Meil on siin iga päev tegutsev õllepood. Et tegelikult siit on kõige ilusam näha meie nii-öelda seda... Inimene võib tulla siia ja osta õlut siit põhimõtteliselt. Iga päev 9-st tegelikult. Alkoholi tohib müüa 10-st 5-ni. Alkoholi tohib müüa kella 5-ni. Päris suur sortiment peaks mainima tegelikult. Jah, meil on kuskil 35 erinevat õlut. Kogu aeg müügis, jah? Jah. Enne vaata, ma rääkisin nendest tammevaadi laagerdunud õlledest, siis see on Wild Turkey Ameerika Bourboni viskivaadis laagerdunud ja need see vahakork on. Iga pudel on käinud vaha sees ja nagu sa näed, parim enne 2033. Sellega ei juhtunud väga pikalt mitte midagi. 13,5 kraadi. Ja see aitab tal nii-öelda säilida. Et happude õllede riiul, siin on igasugused hapud, kirsiõlu, meil on vanaema õunakoogiõlu. See kõlab väga hästi. Mango passioniga, mojitost inspireeritud õlu, siis on pohla ja kuusevõrsetega. Kuule, korralik matka ja õlle on see ju. Ja siis on
sidrunikoogi õlu, 3,5 kraadi, see on siuke mõnus suvetus. Kas see on ka kalambuur või? Lemon Musk? Jaa, see on kalambuur. Siis on meil lihtne seeria, pilku, vaskne, see on väga hea kusjuures. Selle ma annan Tuudurile järgmiseks maitsta, ma arvan, et see on tema stiilis õlu. Võib olla küll, jah. Siis on natuke siin humalasemaid õllesid ja tumedad õlled. Ja nüüd, kui siia poole vaadata, siis siin on meil muuseum. Siin on meil hästi palju erinevaid õllesid, mis on küll mitte ainult Eestist, mujalt välismaalt, Lätist, Riiast, Pühaste, naabrid, poisid on toonud meile erinevaid õllesid. Rootslased, Smetsko, Slott, nemad teevadki ainult, tema ütles, et tema lahjat õlut ei oska teha, tema teeb ainult kanget õlut, et tal ei tule välja lahja õlle tegemine. Aga siin ma märkasin ühte tuttavat õlut ka. Üks selline on ka. Ja siin on näha, et kui me alustasime Mustlast pruulikojana 2014, eelmisel aastal saime 10-aastaseks, Mustlast pruulikojana tegime neid õllesid, millised need etiketid olid, ja siis kuni siis tänapäeva, kuidas see etiketi areng on toimunud, kuidas need sildid on nagu muutunud, siis sellel eelmisel aastal me saime maha oma esimese mitteõllega, see on nüüd mõdu. Aha. See on ka mõdu. Tuudur, kas sina tead, mis asi on mõdu? Mõdu on kaljalaadne, õllelaadne jook, kus alkoholi tegelikult ei ole vist või on või? Vale. Vale või? Mõdu. Okei, selle ma lõikan välja. Mõdu on puhas kääritatud mesi. Mesi, vesi, pärm. Me ei ole siin mitte midagi muud kasutanud kui puhast Eesti mett, pärmi ja vett. Veega me ära lahjendanud ja käärima pannud. Ja see on mõdu. Kui sa lased ta lõpuni käia, siis ta käibki kuni 12 kraadi. Sellepärast mul see vist oli, et väikse nagu isa ütles, et joo mõdu, et see pole nii kange, siis võib-olla tegelikult andis ma hoopis kanget jooki, aga okei. No nii, aga minu poolt igal suur aitäh, et esiteks, et ma üldse siia tulin, aga teiseks ka sulle, et sa tutvustasid kogu seda asja, mida sina teed ja mida Andersoni pruulikoda teeb. Õlled, mis maitsesin, olid väga head. Üks oli parem kui teine, see on otsase mõttes. Aga igal juhul jaa, siia see video lõppeb ja ma ei tea, on sul midagi lõpetuseks öelda veel? Tulge külla, Tähe tänaval Tartus, saate ka uudistada, näitan alati kõigile hea meelega pruulikojas ringi, kui kellelgi midagi tuli mõni küsimus või kuidas me siin toimetame ja ikka kohtume peatselt uuesti. Ja kui küsimusi otse küsida ei julge, siis alati kommentaariumis saate kirjutada ka. Ja, nii et algu. Tšau. Tšau, ole tubli. Sä ka.